Nii, aga lähme siis vist tänase viimase teema juurde, eks. Et minu nimi on Priit Kikas, töötan Eesti standardikeskusest ja mind paluti täna tulla rääkima siia sellistest asjadest, et millised on nõuded nendele seadmetele ja komponentidele, millest puhasteid heitesüsteeme kokkuvõttes ehitatakse. Et ma ise olen nende teemadega erinevates asutustes kokku puutunud juba rohkem kui 8 aastat, et ma ei ole küll otseselt veeala ehitustoodete spetsialist, aga üldise loogika ja nõuetega olen päris palju kokku puutunud ja selle tänase ettekande pealkiri tegelikult on siis veeala ehitustoodete standardid, nendele kohustuslikkus ja vabatahtlikkus, C-märgistus. Miks ma seda teemat siin täna räägin? Eelkõige võiks muidugi olla see oluline süsteemide ehitajatele, et nad teaks, millised peavad olema need tooted, mida tegelikult võib süsteemidesse panna. Teistpidi on see kindlasti oluline ka süsteemide tellijatele, et nad teaksid, kas nende süsteemid on ehitatud komponentidest, mis vastavad vähemalt kehtestatud miinimumnõuetele. Et miks see teema siin täna aktuaalne on ühelt poolt see, et kõik soovivad, et asjad oleks nõuete kohased, sellest tulevad mingid probleeme, hilisemalt tuleks. Teine probleem on see, mis Eestis üha rohkem minu arvates esile hakkab kerkima, on see, et nende nõudmisega minnakse teinekord üle piiri, ehk siis, et hakatakse nõudma asju, mida on võimatu täita või mida ei tohigi nõuda ühe või teise toote puhul. Et see paneb nagu süsteemide ehitajad, toodete tootjad suhteliselt keerulisse olukorda teinekord, kui nõutakse midagi sellist, mida ei saa ühe või teise toote puhul tegelikult üldse täitagi. Aga miks siis selline pealkiri, et standardid ja C-märgistus, et Eestis tegelikult on see vee ja heite protsess suhteliselt hästi reguleeritud selle, ma ei tea, hästi või mitte, ütleme, suhteliselt detailselt reguleeritud selle koha pealt, et milline see protsessi lõpptulemus on. Aga niivõrd ei ole ta reguleeritud selle koha pealt, et millised võiks olla nõuded nendele seadmetele, millest kokkuvõttes süsteemid ehitatakse, et meil tegelikult väga laias laastus on olukord selline, et meil on suur hulk nõudeid, meil on üks ports tooteid, millele tulevad nõuded Euroopast, millele tuleb C-märgi kohustus ja meil on kõik ülejäänud tooted, millele sisuliselt Eestis ei ole kehtestatud nõudeid. Et loomulikult on selline loogika, et toode peab olema selline, et ta lõpp-protsessi võimaldaks ikkagi nõudeid rahuldada, aga tootele konkreetselt nõudeid ei ole kehtestatud materjalidele, vastupidavusele, millele iganes. Et sellistel hetkedel võib abi olla just standarditest, sest standardid siiski on palju rohkemate toodete kohta olemas kui konkreetsed õigusaktid. Et kui me vaatame näiteks nõudeid ehitustoodetele Eestis, siis neid praktiliselt ei ole muud, kui on Euroopast tulenevad ja C-märgistusega seotud nõuded. Et siis mis on need aspektid, mida siis standardite ja C-märgistuse puhul silmas pidada? Kõigepealt standardid on tegelikult siis sellised tehnilised kirjeldused, ma ei tea, kui paljud teist oma elus on standarditega kokku puutunud. Kas näiteks keegi siin olijatest on kokku puutunud, võiks käega märku anda või? Näed, päris paljud on, et siis ma tegelikult ei pea seletama, mis asjad nad on ilmselt liiga põhjalikud. Standardid tegelikult ongi ju nõuete kogumid, mis ütlevad, kuidas mingeid asju teha, kuidas mingid seaded teha niiviisi, et ta täidaks oma eesmärki, et ta oleks piisavalt vastupidav, et ta oleks piisavalt ohutu. Ja teistpidi nad reguleerivad ka seda, et kuidas veenduda, et ta selline on, ehk siis milliseid katseid teha. Eesti ja standardid võime üldiselt väga laias laastus jagada 3 gruppi, ehk siis Euroopa standardid, rahvusvahelised standardid ja algupärast Eesti standardid. Meie jaoks on tegelikult olulised Euroopa standardid ja Eesti standardid, et
kuidas aru saada, et üks standard on Euroopa standard, et kui te vaatate standardi nime, et kui seal on tähed EN, siis see viitab sellele, et tegemist on Euroopa standardiga. Ja kõik Eesti standardid alati sisaldavad endas täheühendit EVS. Meie jaoks on loomulikult olulised Euroopa standardid ja Eesti standardid. Kõik Euroopa standardid on alati Eesti standardid, kuna Euroopas on standardorganisatsioonidel kohustus kõik Euroopa standardid rahvuslikeks standarditeks üle võtta ja nendega konfliktis olemasolevad rahvuslikud standardid kehtivaks tunnitada. Nii et kui me Eestis ütleme Euroopa standard, siis me tegelikult võime alati paralleeli tõmmata öelda, et see on tegelikult ka Eesti standard. Aga nüüd siis, et hakkame nagu sinnapoole liikuma, et mis kasu nendest standarditest siis üldse selles tänase päeva kontekstis võiks olla. Nagu ma enne ütlesin, et õigusaktidega ei ole väga paljudele ehitustoodetele konkreetsed nõuded kehtestatud, sealhulgas veeala ehitustoodetele. Standardid on nüüd palju suurem hulk ja nendes mingisugused nõuded on alati olemas. Kui ma siin üldise seisu välja toon, siis praegu Eestis on üldse üle 22 000 kehtiva standardi. Väga jämedalt võttes me võime öelda, et 4500 on nendest standardid, mis on seotud ehitusega. Ja kui me nüüd lähme veel spetsiifilisemaks ja üritame rääkida sellest, et kui suur hulk neist on siis tänase päeva teemaga seotud, siis väga jämedalt öeldes võib see olla umbes 300. Miks ma ütlen viisi väga jämedalt olla? Väga raske on piiri tõmmata, et kus lõpeb see tänase päeva teema ja kus ei lõppe. Näiteks siin on välja toodud tooterühmad, mille kohta on olemas Euroopa standardid ehk siis ka Eesti standardid. Plasttorud, torusüsteemid, reoveepumplad, äravoolusüsteemid, mahutid, heitveejaamad ja puhastid, kanalisatsioonisüsteemid. Need on valdkonnad, tänase päevaga seotud valdkonnad, kus nad kindlasti on olemas. Nüüd, kui siit minna natuke edasi, siis leiab neid veel ja veel. Et need on suur hulk ja päris paljud on siis tänase päeva teemadega seotud. Nüüd võiks küsida, et mis siis neist standarditest, et ega standardid üldiselt on tõesti sellised dokumendid, mis kohustuslikud täitmiseks ei ole reeglina. Et nad on pigem sellised abistavad dokumendid, et just näiteks kasulikud on nendel hetkedel, kui muid nõudeid ei ole, siis võib aluseks võtta alati standardi, et veenduda, et asi oleks ikkagi eesmärgipärane ja vastaks nõuetele. Reeglina standardid on vabatahtlikud. Teatud juhtudel võidakse nad teha kohustuslikuks siis, kui riik mingis õigusaktis viitab, ütleb, et seda asja tuleb teha standardile vastavalt. Teinekord on muidugi ka selliseid soovituslikke viiteid, et võiks teha standardi järgi, siis on alati valiku koht, kas teha või mitte. Nüüd, kui me läheme veeala juurde, siis tegelikult veeala standardid peaaegu kõik näiteks nendest rühmadest, mis seal eelmisel slaidil olid välja toodud, on enamasti ikkagi vabatahtlikud. Välja arvatud üks rühm, mida nimetatakse ehitusmaterjalide harmoneeritus standarditeks. Ehk siis need on tegelikult standard, mis on seotud CE-märgiga ja selle loogika juurde me natukese aja pärast jõuame. Et üks konkreetne port standardeid on kohustuslik, ülejäänud veeala standardid on reeglina vabatahtlikud. Et väga palju sellepärast muretsema ei pea, et neid tingimata peaks järgima. Nüüd, üks asi on see, et kui standardid tehakse kohustuslikuks õigusaktidega. Teine probleem on see, et teine hetk, kus tegelikkuses ehk praktikas nii-öelda de facto kohustuslikuks võib standard muutuda, on näiteks siis, kui neile viidatakse omavahelistes lepingutes. Nüüd, eraldi temaatika selle koha pealt, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on riigihanked. Et siingi ma vaatasin osalejate hulgas on päris palju näiteks kohalikke omavalitsusi, kes peaksid riigihangete korda järgima üldiselt. Et riigihangete